Jeruusalemmas on üks väga unikaalne koht, mis on seotud Jeesusega, mille sündmustest jutustab meile Johannese evangeelium. Kuid see koht mattus varsti peale Jeesus 10 meetrite paksuse maamassi alla ja oli kadunud kuni 1800. aastate lõpuni. Täna olemegi siirdumas sinna otsimaks sealt Jeesuse jalajälgi, et jutustada teile nende vanade müüride vahel lugu, mis seal toimus. Paik, kus praegu seisame, oli Jeesuse ajal väljaspool linnamüüri. Esimese sajandi linnamüür piirnes põhimõtteliselt Templimäe müüriga, mis on praegu meil sealt poolt, ja see kõik oli müürist väljapool. Nii et 2000 aastat tagasi näeksime me siin oma selja taga või selles suunas linnamüüri, mis oli ka ühtlasi templimüür. Meie aga oleksime täna väljaspool linnamüüri. See koht, kuhu me nüüd siseneme, oli väljaspool linnamüüri. Siin all me näeme täna trepiastmeid, kus oli kunagi ühed tiigid, mida kutsutakse heebrea keeles Bethesda. Piiblis on, meie eesti keeles piiblis on see Betsata ja nendes tiikides nende ümber olid võlvitud hooned ja usuti, et nendes on tervendavad veed. Usuti ka seda, et aeg-ajalt tuli ülevalt alla ingel, segas vett ja siis, kes sai esimesena sisse, see inimene sai terveks. Sellest loost räägib meile Johannese evangeelium ainsana ja loeme seda siis, mida Johannes räägib sellest. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lambavärava ligitiik. Seda hüütakse heebrea keeli Betsataks. Sellel on 5 võlvitud hoones. Neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutumaid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes siis esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, olgu mis tahes haigusest ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, isand, mul ei ole inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütleb temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see päev oli hingamispäev. Johannes annab meile siin veel teisegi asukoha vihje. See oli lambavärava ligidal. Lambaväravaks kutsuti siit templisse viivat väravat seetõttu, et peale ravitiikide olid siin veel ka ohvriloomade pesemise tiigid, kus loomi pesti enne, kui nad kas siis müüdi ohverdajatele või viidi templisse otse ohverdusele. Aeg, mil kirjeldatud sündmus aset leidis, oli üks juutide palverännaku pühadest, mil juudimehed olid kohustatud rändama oma kodukohast issanda ette Jeruusalemma templis. Sellised pühad olid paasapüha, nelipüha ja lehtmajade püha. Kuna meil ei ole antud täpsustust, millisel pühal sündmus toimub, siis oli see tõenäoliselt nelipüha aastal 29 meie aja järgi. Antud väidet võib põhjendada järgmiselt. Kuna nende tiikide täitumine sõltus vihmaveest, siis ei saanud see olla sügisel kuiva perioodi järel
mil olid lehtmajade pühad. See pidi olema kevadpühade aegu. See imeline, selle lootusetu haige tervendamine aga käivitas Jeesuse tagakiusamise Jeruusalemmas. Kuid veel ennem, kui räägime sellest sündmusest endast, siseneme ja vaatame selle ajaloolist ja arheoloogilist tausta. Kuna Johannese poolt kirjeldatud sündmuskohta ei oldud arheoloogide poolt Jeruusalemmast leitud, suhtuti sellesse üleskirjutisse skeptilise kriitikaga. Mingit sellist kohta ei maininud ka oma kirjutises piibliväline kroonik Josephus. Seepärast oldi arvamusel, et selline tiik eksisteeris vaid lemmikjünger Johannese fantaasias ja ühtlasi seati kahtluse alla ka loos kirjeldatud halvatud mehe imeline tervenemine. Kuid siinkohal tuli meile appi taaskord Qumrani kirjarullide leid Judea kõrbest 1947. aastal. Esimese piiblivälise tõestuse tiikide olemasolust leidiski üks Poola Qumrani kirjarullide uurija, kes dešifreeris kirjarulli tähisega 3Q15. Seal oli kirjeldatud siinseid Betsata tiike väga üksikasjalikult. Nagu paljudes muudes Jeesusega seotud kohtades leiame alati neile tõestust kiriku ehitajate kaudu. Aga väljakaevamiste käigus on leitud siit selle sündmuse mälestuseks ehitatud kirik, mis rajati juba 5. sajandil. On oluline panna tähele välja kaevatud kirikuid, sest neid ei ehitatud kunagi tühja koha peale. Kirik muidugi hävitati pärslaste sissetungil 1614. aastal, hiljem taas üles ehitades. Aga kahjuks hävitas ka selle ülesehituse aastal 1008 kaliif Al-Hakim täielikult. Selle ajaloolise koha lugu ei läinud paremaks ka ristisõdijate ajal, kes ei teadnud midagi selle paiga olulisusest ja nii nad täitsid originaalsed Jeesuse aegsed tiigid prahiga ja ehitasid nende peale elumajad. Alles 1800. teises pooles alustati siin arheoloogilisi väljakaevamisi. Maapind andis välja tiikide varemed, mis oli maetud kuni 25 meetris sügavusele maapinna alla. Russude kihti näeme veel tänagi väljakaevamisel jäetud seina lõikest, kus võib eristada võlvitud hooneid ja astmeid, mis viisid kunagistesse Betsata tiikidesse. See, mis täna tegelikult on välja kaevatud nendest tiikidest, on väga väike osa. Tegelikult tiigid paiknesid 5000 ruutmeetrise ala peal ja tänaseks ei saagi rohkem välja kaevata enam, sellepärast, et see tähendaks seda, et sa pead hakkama lammutama neid tänavaid ja elumaju, mis siin ümber on. Ja sellepärast on lihtsalt see meile jäetud vaatamiseks. Ja küll on hea, et nad loovad siiski meile sellise kogu kompleksist ikkagi mingisuguse arusaamise, sest me vaatame ikkagi neid samu originaalastmeid, mille pealt need haiged astusid vette ja millest see lugu, mida me kuulsime, just rääkis. Ja kusagil seal all lamaski see vaene mees, kes oli 38 aastat lamanud oma voodis. Võime vaid ette kujutada tema olukorda. Kuigi me ei tea tema täpset meditsiinilist diagnoosi, on loos selge, et tema konditsioonile ei olnud mingit ravimit. Tema perekond oli ta siia toonud, sest muud lootust tal ei olnud. Ehk jõuab ta siiski mingi ime läbi ennast kas või veeretada esimesena vette, kui ingel vett segab. Kuid alati oli neid, kes olid temast kiiremad.
usun, et see oligi põhjus, miks Jeesust just tema välja valis. Ta tuleb mehe juurde, keda kõik siin tunnevad. Nad teavad tema olukorda ja ajalugu. Nad teavad, et sellel vaesel mehel ei ole mingit lootust astuda enne teisi tervendavatesse vetesse ja keegi ei anna talle ka haletsusest enda ees järjekorra numbrit. Julm ja halastamatu maailm versus lootusetuses olukorras haige mees. Jeesus läheneb sellele haigele küsimusega. Ta küsib, kas sa tahad terveks saada? Kas teile tundub ka see küsimus natuke ikkagi ülearune? Mulle tundub küll. Sellepärast ta ju siin oligi. Et kujutame ette, et kui mitmel korral nähti vee liikumist, üritas see haige kuidagi ennast rullida vette, kuid alati oli keegi, kes temast oli kiirem. Siis ta hakkabki Jeesusele seletama, et keegi ei aita mind, keegi ei tõuka mind vette, ma ei saa kuidagi, Jeesus, mul on siin probleem, on ju. Ma mõtlen, kui see haige oleks teadnud, kellega ta kõneleb. Tema ootab siin inglit, kes tuleb ja hakkab vett segama, kuid tema ees seisab kogu kõikide inglite isand. Jumal, kelle läbi hoitakse koos kogu universumi, ka tema selle vaese haige ihu. Tihti ei tunne me ära Jumalat olukordades, kus seda peaksime tundma, kuid vaatamata kõigele osutab Jeesus sellele mehele seal armu. Me loeme Piiblist, et ilma usuta on võimatu midagi Jumalalt saada. See mees aga ei ilmutanud ainsatki märki usust ega isegi lootusest, kuid ometi andis Jeesus talle armu. Kas teate miks? Seepärast, et Bethesda tähendab tõlkes armumaja. Kui keegi teine ei andnud talle armu siin armumajas, siis seda tegi lihaks saanud Jumal. Meie Jumal on armu Jumal. Siin ta täitis tõeliselt selle kohanime tähenduse. Nõnda oli seda paika kutsutud juba ammusest ajast. Ta ilmutas ennast Jumalana, kes teeb üle selle, mida me usume või palume. Jeesus ütleb mehele, tõuse ülesse, võta voodi ja mine koju. Samal hetkel tambab tema 38-aastasest haigusest räsitud ihu Jumala vägi, parandades seda silmapilkselt ja tõstes ta ülesse kõikide nähes. Kuid see, mis sellele järgneb, on veelgi imekspandavam. Peale mehe tervendamist seisab Jeesus keset seda võlve siin, kus on palju haigeid. Ta sirutab oma käed ja justkui küsib, kas on keegi veel? Kas keegi veel tahab terveks saada? Kuid ei mingit reaktsiooni, teda vaadatakse vaid külma kalapilguga. Keegi ei hüüa, mina ka, Jeesus, mina ka. Vaikselt lahkub Jeesus nende võlvide vahelt, armumajast jättes endast maha palju vaevas ja valudades haigeid, kes oleks võinud terveks saada. Milline raiskamine, milline uskmatus. Loost aga õpime, et Jumal ei suru kellegile peale mitte midagi, isegi tervenemist. Kuigi Jumala head annid on ka täna meile saadaval, ei juhtu need kellegile lihtsalt automaatselt. Nagu ütleb Rooma kirjas, igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, see pääseb. Miks me ei hüüa? Miks need inimesed Bethesda tiigi ääres ei hüüdnud appi? Täielik mõistmatus. Kuid miks siiski Jeesus tuli siia? Kas see oli juhuslik? Usutakse, et siin elasid kunagi Jeesuse ema Maarja vanemad Anna ja Joachim. Sellele vihjab siia ehitatud see imeline püha Anna kirik. Kiriku ehitajaks oli Armeenia soost Jeruusalemma kuninganna Melisande. Niisiis
oli siin kohas ka Jeesuse ema lapsepõlvekodu, kus ta üles kasvas. Fakt, et kirik on säilinud läbi erinevate vaenulike islami perioodide, on omamoodi ime. Kui Kalif Salahadin kihutas ristisõdijad Jeruusalemmast minema, lummas kirik teda sedavõrd, et ta jättis selle puutumata. Kuid rajas sellesse islami madrassa religioosse kooli. Hilisemal perioodil oli siin moslemite hobusetall. Ilmselt oli see nende silmis liiga ilus, et seda lihtsalt lammutada. Meil kõigil on nostalgilised mälestused oma lapsepõlve kodust. Väga tõenäoliselt oli Jeesus siin korduvalt oma lapsepõlves, sest kui tema vanemad tulid Galilea Natsaretis perega Jeruusalemma palverännakule, oli see nende peatuspaigaks. Väga tõenäoliselt ööbis Jeesus siin oma vanaema ja vanaisa kodus. Jeesus pidi olema väga teadlik nendest tiikidest, kus lebasid haiged. Nüüd aga räägime ka pisut Püha Anna kirikust ja sellest territooriumist siin. Täna kuulub see maa-ala Prantsuse katoliku ordu valged isad valdusesse. Seepärast on ka Prantsuse lipp lehvimas meil siin keset õue. Nimelt mängis ajalugu prantslastele kätte head kaardid, kui nad võitlesid koos ottomanidega Krimmi sõjas. Selle tänutäheks kinkis sultan neile selle maatükisid. Aga tagasi kiriku juurde. See on eriti unikaalne kirik, kuna ta on säilinud lausa imekombelt 1000 aastat ja on täiesti ideaalses korras täna. Seda vaadates tundub, nagu oleks see alles eelmisel nädalal valminud. Kuid kõige erilisem on see kirik oma loomuliku kaja poolest, mis kestab lausa 7 sekundit. Siia tulevad inimesed kogu maailmast ja laulavad kirikus, et imetleda, kuidas nende hääled kõlavad nende võlvide all lausa müstiliselt ebamaisena. Pois só tu és, oh Deus eterno, sobre toda terra e céu. Melisande. Ma mõtlen iga kord selles kirikus käies, et kas tõesti oli Melisande sedavõrd andekas helidisainer, et ta ehitas need võlvid ette kavatsetult nii, et need peegeldavad heli niivõrd unikaalselt. Või juhtus see tal kogemata? Ma arvan, et sellele küsimusele ilmselt me ei suuda keegi päriselt õiget vastust anda. Aga võib-olla oli Melisande ja tema abikaasa kuningas Fulki armastus nii suur, et see kajab veel 1000 aastat hiljem nende kiriku võlvides. Siinkohal võikski selle episoodi lõpetada selle kauni Püha Anna kiriku imetlemisega, kuid Jeesuse jaoks võtab loo edasisene käik hoopis süngema pöörde. Võiks ju arvata, et selline imeline selle õnnetu mehe tervenemine ehk olekski selline nagu kõikide meelest hurraa efekt, eks ole, jess, mees sai terveks.
Aga kahjuks oli sabatipäev, nii nagu täna õhtul meil siin Iisraelis. Jeesus aga oli käskinud sellel mehel võtta oma voodi ja jalutada sellega kõikide nähes läbi linna koju, rikkudes sellega sabati reeglistikku. Nii sündiski see torm Jeruusalemma veeklaasis. Siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud. Nüüd on hingamispäev, sul ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes see inimene on, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulga pärast. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi ja sellepärast juudid kiusasid Jeesus taga, et ta seda oli teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Sellepärast püüdsid nüüd juudid veel enam teda tappa, et ta mitte ainult ei olnud pannud mikski hingamispäeva, vaid oli ka ütelnud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumala sarnaseks. Probleem ei lasknud aga ennast kaua oodata. Kui religioossed juudid nägid teda hingamispäeval voodit kandmas, ajas see sabati rikkumine neid raevu. Hämmastav on, et veel tänagi võid sa sattuda religioossete viha alla, kui sõidad autoga sabatil nende linnaosas või teed selfisid nutumüüril. Räägime veidi hingamispäevast ja Jeesusest. Kui me loeme läbi evangeeliumite, siis me näeme, et Jeesus rikkus hingamispäeva reeglid ja kohati tundus, et justkui ta teeks seda vahel nimme. Näiteks, kui me vaatame Kapernaumas, tervendas ta sabatil sünagoogis kuivanud käega mehe. Ta tervendas haigusvaimuga kokku painutatud naise seal, siis ta läks läbi hingamispäeval viljapõllu ja tema jüngrid korjasid sealt teri omale toiduks. Ta parandas pimeda mehe ja veel paljudel muudel kordadel tegi ta seda. Seatud hingamispäeva reeglid aga keelasid seda. Miks Jeesus tegi seda? Tema oli see, kes oli alla tulnud taevast, selle isa juurest, kes oli Iisraeli rahvale andnud hingamispäeva pühitsemise seaduse. Kui keegi üldse teadis täpselt, kuidas õieti hingamispäeva pühitseda, siis oli see kindlasti Jeesus. Kas Jeesus ütles sellega, et hingamispäeva ei ole vaja pidada? Kas ta väitis oma tegudega, et nüüd on teised reeglid ja nüüd võib jälle tööd rügada 24/7, nagu nad tihti seda Egiptuse orjuse päevil tegid? Ka meie ühiskonnas on paljud süüdi tappes ennast ületöötamisega ja mitte võttes vajalikku puhkepäeva. Nagu Jeesus ise väitis, ei tulnud ta tühistama Jumala antud seadusi, vaid hoopis neid täitma. Kuid religioossete inimeste probleem oli ja on alati selles, et nad lihtsalt võtavad midagi, mida Jumal on seadnud ja lisavad siis sellele oma tõlgenduse. Nii kasvas Jumala lihtsast seadusest välja keeruliste lisakeeldude ja käskude rägastik, mis tegelikult on oma olemuses kaugenenud Jumala algsest antud seadusest. Jeesus ütles, et Jumal on hingamispäeva andnud inimestele, mitte ei ole teinud inimese hingamispäeva komplekssete inimeste ise loodud reeglite orjaks. Hingamispäeva seadus on tegelikult ju väga lihtne. Võta üks päev nädalas vabaks ja ära tee sel päeval tööd, vaid puhka. Just nii, nagu Jumal ise seda tegi peale loomisprotsessi. Me vajame puhkust, et mitte läbi põleda. Vajame päeva, kus unustame oma argiasjad ja lihtsalt naudime elu koos perekonna ja sõpradega. Vahel vajame isegi rohkem kui ühte päeva sabatiks. Vajame nädalat, kus taastuda kusagile eemal
oma igapäeva või äriasjadest. Jeesus tegelikult ei rikkunud Jumala sabati seadust, vaid inimeste välja mõeldud ja ise tehtud seaduseid. Kuid Jumala seaduseid ta ei rikkunud. See aga tõi Jeesusele kaela väga suure vastuseisu religioosse seltskonna poolt ja lõpuks see isegi eskaleerus nii sügavaks, et nad tahtsid teda maa pealt ära kaotada, ära tappa. Jeesuse elus oli palju hetki, kus ta pidi põgenema oma elu eest. Nii läks ta kord Sürofoniikiasse 10 linnamaale, teisele poole Jordanit, kohta, kus Johannes oli teda ristinud. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. On olemas reaalne tagakius, mis tuleb sellest, et sa elad Jumalale, teed head inimestele ja ei anna põhjust selleks. Jeesus tegi head ja parandas inimesi, kuid ometi oli ta taga kiusatud. Nii kutsub Peetrus meid üles järgima Jeesuse eeskujul, olema taga kiusatud rõõmuga. Aga ükskõik, kui hästi sa ka ei püüa elada, pead sa taluma tagakiusu lihtsalt sellepärast, et sa oled Jeesuse jünger. Lõpetuseks võiks öelda Betesda tiikide kohta, et see on üks imelisemaid paiku kogu Jeruusalemmas, kus me võime kindlalt väita, et see juhtus just siin. Kui imeline on silmistada neid originaalseid vanu võlve ja tiikidesse viivad astmed, kus kord seisid Jeesuse jalad füüsiliselt, kus vaene haige ei pidanud ootama inglit, vaid koges taevalist puudutust kõikide inglite isanda poolt.